palun kontrolli, kas sobib? Ja. Ma ei ole varem Mesila suguvõsast midagi teadnud. Ma tean, et mu vanaema on sealt kaudu pärit ja ma olen kuulnud, et see on suur suguvõsa. Nüüd ma olen selle kokkutuleku korraldamise juures kõvasti nagu tuttavamaks saanud. Ja ma näen, mis siin toimub. Ma saan aru, et see on juba 5. korda. Mina olen läbi juhuste sattunud selle tänaseks päevajuhiks, aga see on uskumatu. Seina pealt on näha, milline suguvõsa see on, kuidas see on uuritud, milline mass, milline kultuur, kui palju selle inimese taga on. See on vägev. Ma ei kujuta ette, kas Eestis on veel sellist suurt asja. Ma olen kuulnud, et vist selliselt suured suguvõsad ei käi koos, nagu siin on. Me oleme alles küll päeva alguses, suguvõsa kokkutulek ei ole veel alanud, aga me ootame siia ju ligi 400 inimest, eks ju. Ja siin maja peal peaks olema seal nende nimekirjades 6500 inimest. Liigutan ikkagi, ma ei saa ainult lasta oma naisel tööd teha, ma pean ise ka natukene andma kätele siin. No ma olen kõigis 3 osas olnud, aga esimest ma lihtsalt ei mäleta, sest ma olin nii väike ja ma olin ennast kärus. Mesila nime ma muidugi teadsin, see oli minu vanaema nimi. Aga muidugi selle uurimisega, mida rohkem on teda uuritud, seda rohkem on ta hakanud ka mind huvitama. See teadmine, et kui puhkust tunda, mina arvan nii, et nii suur see suguvõsa ja 2 korda siis Lümanda mõisas oleme olnud ja 3 korda siis siin Tõnu Kalmeti Audumaa talus. Minu jaoks on suur tähtsus, sest nii vähe on üleüldse, ükskõik kui lähedane see sugulane on, et tegevusi ja võimalusi nii palju pakutud, et lihtsalt ei valita seda, et eraldi kokku saadakse. Ja selle jaoks iga 5 aasta tagant, kas või lähisugulased, onupojad, onutädid, täditütred, isegi nendega on võimalus kokku saada, et selles mõttes on oluline. Et siis ka kõige esimesel, mis seal Lümandas oli? Just, jah. See särk on sellest ajast allel. Täpselt nii. Sa pead mind natuke aitama. Jah, tema oli siis nii pisikene, et ma mäletan, ta äratas siis reporterite tähelepanu ja Maalehes isegi tehti üks artikkel meie suurest suguvõsa kokkutulekust ja Laura sattus sinna pildi peale. Jumala isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Harald Estrid, Oskar Valmet, Johannes Mesila ja Libu Heistama juures on ka meie kokkutuleku peremees, kes oli rahkesti siia oma omadel lubanud Tõnu Kalmet. Nii et teie auväärsete pilkude juures te selle lipu siis heiskame neid. Me kanname issanda palge ette need kallid, kes lahkunud jäädavalt meie keskelt viimase 5 aasta jooksul. Olev Streff tegi meie suguvõsa uurimiseks väga suurt tööd ja alustas sellega juba üle 30 aasta tagasi. See oli, kallid sõbrad, missioonitundega tehtud töö. Ja nii nagu iga hea töö, siis ka see töö on kandnud märkimisväärset vilja, mille tunnistajaks tänagi siin oleme. Ei saa inimene ise arugi, kui juba on ta ajalooks saanud. Kallid sugulased, lugupeetud hõimlased, austatud külalised. Täna siis 4. juulil toimub Mesila suguseltsi 5. kokkutulek. Esimene oli 30 aastat tagasi, 17. augustil 1985 Lümandul, kes mäletab, kes seal oli. Ja teine suguvõsa oli seal samas 2 aastat hiljem ja siis tuli pikem vahe. Me mäletame, mis aeg see oli, millal need esimesed 2 kokkutulekut toimusid. Aga õnneks hakkas siis ajalooratas järsku mürinal veerema
ja ajad muutusid. Mul on suur rõõm ja au teie ees seista ja ütelda teile tervitussõnu Kohila vallavalitsuse poolt. Ja loomulikult nendele, kes natukene kaugemalt tulevad kui Kohila vallast, ka tere tulemast Kohila valda. Mitusada inimest ühes suguvõsas, mis regulaarselt kokku käib, see on tegelikult väga suur rikkus. Mesilane lendas tarust suure õiteväljamanu, kummardas ja palus luba õitekorvi subida. Istus õiekorvis mummu, õiemahlas täis sõi punnu. Karvajalgsed küljekorvid õietolmust võtsid normi. Lapsena lustilla tuhal, ma mängisin kaskede all. Siis oli mu süda nii puhas, kui allika vete kristall. Siis oli mu süda nii puhas, kui allika vete kristall. Ilm helkis ja säras mu silmis, kõik süütu ja puhas mul näis. Ei teadnud, et tõelust maailmas on kaunimad hingedki täis. Ei teadnud, et tõelust maailmas on kaunimad hingedki täis. Kui mesilind jalast mind nõelas, see oli mu ainuke oht. Siis ema mind osavalt põetas ja terveks sai haavatud koht. Siis ema mind osavalt põetas ja terveks sai haavatud koht. Kuid suuremat valu teeb mulle üks asi, mis salajas on. Ei emaks see oskus nüüd suuda neist haavadest päästa küll mind. Ei emaks see oskus nüüd suuda neist haavadest päästa küll mind. Lapsepõlv läinud ju mööda, valust on lõhkemas rind. Ei arstida oska seda ema, ei terveks saa südame haava. Ei arstida oska seda ema, ei terveks saa südame haava. Nii, aga nüüd teeme laagrid ka. Möösakund sadama üle, laiutab lahtede suus. Tähtede helkivas süles naeratab kullane kuu. Tean, et mu tüdruk sa magad, tean, et sind suigutab kuu. Sinust mu akende taga jutustab kullane kuu. Tüdruk, armastan päikest ja tuuli. Tüdruk, sinust ma unistan vaid. Oi neid hirsina punavaid huuli. Tüdruk, ütle mul, kus sa need sai. Oi neid hirsina punavaid huuli. Tüdruk, ütle mul, kus sa need sai. Kauguste kutset kui kuulen, see mind nii rahutuks teeb. Selles on meri ja tuuled, selles on sinavad veed. Sinul ja tormil ja taeval midagi ühist on teil. Koos mulle meenute laevad, pikil ja pimedaid öid. Tüdruk, armastan päikest ja tuuli. Tüdruk, sinust ma unistan vaid. Oi neid kirsina punavaid huuli. Tüdruk, ütle mul, kus sa need sai.
sai. Oi neid kirsina punavaid huuli, tüdruk ütle mul, kus sa need sai. Reelingul naaldun ja laintes, otse su pilku kui näes. Karlide kohinas kuulen, palved sulgused jääs. Sinule andsin kord sõna, usuma seda ka pean. Sina ja meri ja mina, üks neist on nii ma tean. Meil on kaasas külaline, kes on Alaska. North Pole, Alaska? Alaska? North Pole. Yes. Okay. It's cold, icy. Not right now. It's our summer too. Oh. Okay. And which are your impressions from here? Everybody's they have tight-knit families, and it's a very nice city, and I like it. Tervitage ja amet ja hobi ka. Millega te tegelete? Äkki te tunnete juba üksteist, ma ei tea. Kellel on mitu inimest, tervitage mitu inimest, kellel jätku inimest. Saate ikka oma vahel kuidagi kokku. Tutvumiseks ei mingit häbi, sellepärast et see on kõik mängu sees. Ja stopp! Ja jälle tervitagem üksteist ja tervitagem. Nii. Hobi on tantsi. Väga tore. Jätke inimesed meelde. Ja stopp! Soomes, nii kaugel. Nii. Meeldib sul see? Kellegi hobi on raske rahvatants, kas sul jäi mõni nimi meelde? Millega ta tegeleb? Lastega kodus ja aeroobikaga. Lapsega kodus ja Anne Kolotjuk tegeleb aeroobikaga. Nii, kas sul jäi mõni nimi meelde? Jaa, jäi küll. Anne Kolotjuk. Nii, võtame kaugemalt. Nii jäi sul mõni nimi meelde? Ei jäänud. Aga mõni amet ja hobi? Jaa, paigaldaja. Mäletad kedagi? Ingrid Mesila. Ja mis ta hobi ja amet? Korvpall. Korvpall. Väga hea. Kalle Mesila, kas sul jäi mõni nimi meelde? Jah, Maire. Millega Maire tegeleb? Maire tegeleb töö käimisega. Väga õige. See on hea amet. Töö käimine on hea amet. Marika Mölder. Millega ta tegeleb? Lasteaiakasvataja Hiiumaal. Suurepärane, meil on nii palju toredaid inimesi. Ma loodan, et meil auhindu jagub. Ja teeme mitu vooru. Nii, proovime. Esimene küsimus. Mis on libik? Libik. Relvas. Nii, teil on veel võimalus, kes pärast tuleb tagasi järgmisesse vooru. Kas A, kangekaelne või B, vanamoeline? Väga selge. Ja on A, kangekaelane. Kangekaelne. Kihnus asuv hotellsöökla Rock City. Kas Rock Hotelli plaat või Kihnu jõnni laev? Mõned ei ole otsustanud veel. Õige on B, Kihnu jõnni laev. 29. juunil Peetripäeval, mis tööd on keelatud? Kas heinakuhja tegemine või B, puude lõhkumine? Ja heinakuhja tegemine on õige vastus. Kui nüüd tuleks veel kokkutulekut, kas siis tuleksid ikka? Ei, ma enam ei tule. Mu norm on täis. Päevad saavad otsa, enne kui järgmine kokkutulek tuleb. No seda me ei tea keegi. No mina tean. Minu jaoks on kõige põnevam see, et sa saad teada, kes on su sugulased, et kõnnid Kohila Alevis ja siis tuled siia suguseltsi kokkutulekule ja avastad, et issand, see inimene on ka minu sugulane. Eelmine kord ma sain näiteks teada, et Ansar Leo on minu sugulane. Umbes nagu laulupidu, et ega seal need laulud ei ole kõige olulisemad, aga just see ühtsuse tunne, et niisugune üks mesilassülem või perekond. Omal ajal, kui mina laps olin, siis oli minul tädimees. See oli kaugel Nõukogude ajal oli, siis tema oli see inimene, kes korjas suguseltsi kokku. Aga
aga kahjuks nüüd need eestvedajad on kõik manala teele läinud. Ma olen käinud kahel kokkutulekul. Äge. Väga tore ettevõtmine üldse sellise asja organiseerimine, et see on ju tegelikult aasta aega organiseerib, see on tegelikult see on teine töökoht, ütleme niimoodi. Vähemalt mu ema ütleb, et ma olen kõikidel osalenud, et aga päris esimesel olin ka, siis olin 2-aastane. Mina olen osalenud 2 suguvõsa kokkutulekul. Mitmendat korda sa oled siin? 1 korra. Mina 1 korra. Mu ema ütles, et 3. Ma mäletan ainult 1. Umbes 2 või 3 korda. 3. kord vist läheb nüüd vist. Vahel, kui see ka kokku arvestada. See on selline vahva üritus, mis ma arvan, et kindlasti võiks olla iga suguvõsa nii-öelda traditsioon. Et meil on vedanud, et meil tahetakse niimoodi teha seda suguvõsa kokkutulekut. On inimesed, kes näevad vaeva ja on inimesed, kes tulevad kohale ja naudivad seda imelist üritust. Ja see istus talle täpi pealt. Hurraa! Aga siis ilmutas ennast haldjas ja puudutas tuhka triinutama võlukepikesega. Ja äkki seisis nende eest tüdruk. Minu nimi on Tuhka Triin. Nüüd oled sa Triinu Mesila. Ja Tuhka Triinu Mesila elab õnnelikult elu lõpuni. Põrsad mõtlevad, kõik üheskoos läheme talle vastu, piu-piu, annavad malakat. Et kiiremini ja märkamatult pöialpoiste maja juurde jõuda, läks ta metsa ümbritsevast soost otsejoones läbi ning jõudis pärale just siis, kui lumivalgeke tööle minevale asutavatele pöialpoistele head aega ütles. Näe, võta, maitse kui head õunad need on. Lumivalgeke hammustas õuna ja langes kohe pärast esimest suutäit meelemärkusetult maha. Hirmus mürk, mis tekitas kangestuse ja varjusurma, mõjus silmapilkselt. Siit läheme kuhugi. Järsku avanes uks. Üks kena vanamutike kutsus nad sisse sööma. Nõid toppis Hansu puuri ja pani Grete tööle, kes pidi hakkama lund lükkama ja vett keetma. Vanamutike toitis Hansu, ütles, oled kõhn ja kondine, söö, nuuman sind korralikult priskeks ja siis söön su ära. See läheb järjest hullemaks enne 13. Ma ei tea. Ei, telekast ei tule midagi enam. Tule nii kähku, ma jõuama, ma võtsin ära. Seal samas saani keses arvu välja ootsime ja käib ära. Ma kardan iga kord on selle igavene jama. Pood on lahti või? Ei ole enam. Jälle selle sama probleemiga. Mu vanaemal on vaja jälle pearohtu. Kas sul on kiidekaart kaasas või? Ei ole, aga mul on see kaasas. Oi, siis oled sa küll täisealine. Jaa. Jaa. Anaema! Ma tagan, mine ära! Anaema! Tõuse ülesse! Kutsusid mind! Jaa, viin, mul on vein otsa! Oi, vanaema! Kuidas su kõrvad nii suureks kasvanud on? Mida sa räägid? Kõrvad nii suureks kasvanud! Mulle tee ruttu, mul on Angry Birds pooleli! Vanaema, kuidas su silmad nii suureks on kasvanud? Mul on tõesti! Vanaema, sa pead ennast käsile võtma, mis sa pead olema? Ma teen sulle! Olen tüdruk väike, kellel põskedel teedre tähed. Pipi minul nimeks, sula hei, sula otsas saa. Pipi leiab igale asjale lahenduse, vaata. Need on võlupillid. Võlupillid, jaa, Pipi käes on võlupillid. Vaata, kõik proovivad võlupille.
ja loevad salmi ka. Väike väänik, anna asu, et ma suureks eal ei kasu. Kui mul see mõte tuli teha midagi teistsugust, siis alustasin oma mehest, siis võtsin sõbrannade mehed ette ja siis ühe sõbranna pojaga. Kuule askas tunneid asja täna õhtul lähme, kus kuule kaara, kas me lähme, kui me pikalt Tiinat saame. Lehvitame kaamerasse. Showtantsugrupp Väntvõllid, meie üllatusesineja. Sõitsin oma setukaga linna poole traavi, ilm oli ilus, nii et tolmas tee. Järsku nägin tüdruk astus maantee veeres kraavi, tundsin teda kohe, oli Liisa see. Liisa, päikseline naine, Liisa, kaunis ilme naine, Liisa. Unelmate naine, aga hobu oli väsinud ja piip oli kustunud. Võtsin Liisa vankrile ja sõit läks jälle lahti, seal ta mul siis punetas kui ladva õu. Enam ma ei saanud muud kui ainult Liisat vahti, ohjad läksid meelest, aga rinnas oli kõu. Liisa, päikseline naine, Liisa, kaunis ilme naine, Liisa. Unelmate naine, aga hobu oli väsinud ja piip oli kustunud. Liisal olid juuksed nagu viljakõrred kuldsed, silmad olid sinised kui potikaas. Rinnad olid ilusad ja ümarad ja kõrged,
ta jooksu andis alles vaadata. Liisa, päikseline naine, Liisa, kaunisilme naine, Liisa, unelmate naine, aga hobu oli väsind ja piip oli kustunud. Ja võtsin Liisal ümbert kinni, muisu tahtsin võtta. Liisa oli soe nagu värske sai, aga selles ürituses jäin ma kohe hätta. Liisa mulle plaks vastu kõrvu lõi. Liisa, päikseline naine, Liisa, kaunisilme naine, Liisa, unelmate naine, aga hobu oli väsind ja piip oli kust. Ja Liisa, päikseline naine, Liisa, kaunisilme naine, Liisa, unelmate naine, aga hobu oli väsind ja piip oli kustunud. Õnne soovime sul, õnne soovime sul, palju õnne, kallis Maart, õnne soovime sul ja veel õnne soovime sul, õnne soovime sul, palju õnne, kallis Maart, õnne soovime sul. Reketid ja makid, kuid rannas on vaid üks võrku. Aikau pappi, siin kauges küllas, teisi näinud pole veel. Tühi rand ja Nõmmeliiva tee. Kinganumber 39, seeliku M suurusega seelik, vanus circa 40, kaal circa 70. Silmavärv sinine, rahvus mesilane, staatus pereema, kaldkriips vallatu pereema. Järglasi umbes 2,5. Meil oli modell tegelikult. Modell tõuseb püsti, näita ennast. Rõõmsameelsem. Töökust on natuke rohkem. Tal on järglasi üle 40 000. Jalanumber 1 millimeeter. Siis pikkus on tilluke ja armas, aga leidub ka üle 2 meetrit. Meil on ka modell, kes on väga väärikas mesilane. Nii et siin on, polegi sõnu vaja. Rohkem kui kunst ei ole kunsti teha, kunst on kunstis kunsti näha. Väga õige. Aplaus, vaadake, kui ilus see on. Keskmine mesila sugulane on nii nagu keskmine eestlane. Ta on töökas nagu mesilane, elab selleks, et tööd teha ja varandust koguda. Et nagu näha, siis meil on siin selline jõuline isamesilane, kes tarib ka üle mere mett kohale.
keskmisel sugulasel, mesila sugulasel on laste arv 40 000 kuni 75 000, me saime seda kõik täna teada siin, kes veel ei teadnud. Perekonnaseis loomulikult kärgpere, ei ole küsimust, eks ju. Vanus, et keskmine sugulane on meil parimates aastates ja sugu, nagu siin juba enne mainiti, on töömesilane, siis rassiline kuuluvus on meil triibuline, IQ on tugevalt 180. Loodetavasti siis jälle Audomaa talus aastal 2020. Võimalus on tantsida ja kaasa laulda ilmselt ja ma arvan, et siin veel mõnigi leiab võib-olla 11 täna öösel. Suur aitäh teile ja olge valmis kohe Spido sõprade bändi nautima ja tantsima. Ja mina olen ka veel vähem kui nädal aega vallaline, nii et tantsitan ka võib-olla. Mulle väga meeldiva mulli, et täitsa hea tunne. Kõiges sellest tean edasi raugeb viis, kuid suvepäeva ei tea. Sellest ikka mõtlen ma veel, nii kaugel on see, kuid siiski kas veel ei ole iial olnud päevi nagu need, veel kõik, mis tulega kaos, kõik tulega kaos. Ossoon O3, Mesila kokkutulek on väga hästi õnnestunud, hurraa!